Jou. Ho. Veits on hea nagu jõuluvana, aga ei, sõbrad, jõulud, pühad on läbi ja meil on ainult rõõm, et olete taas meiega ja klikkasite siia videole. Tere sõbrad, loodan, et teil olid rahulikud jõulud, et veetsite aega perega ja saite head paremat süüa. Aitäh, et tulite tagasi just meie kanalile, sest täna meil on väga lahe episood ootamas. Just nii ja võib-olla ilma pikema jututa tänases saates. Ma olen poodi, must on 4 asja, ma olen 140. Mis on Eesti kõige otsitum Pornhubi kategooria? No niimoodi nagu kuulujutud räägivad. Eurovisiooni võit koju tuua. Eurovisioon, okei. Seks ma arvan ikka täitsa pekkis olnud. Kvantarviti enne GTA 6 on ikka suht hoida. Et Jaagup Trump Sander Lepik Naked. tõstab Eesti poliitika prestiiži. Silm isegi. Kas loovus on suremas, on meie küsimus siin. ma mõtlen, mis toimub lihtsalt. Aga kui sina sellest juba kuuled, siis on hilja. Parabim, parabum. Ja teema alustab. Armsad vaatajad, nagu ma usun, et te olete juba episoodi tiitli järgi aru saanud, siis meie selle aasta viimases episoodis me võtamegi aasta 2024 kokku, räägime kõige olulisematest, intrigeerivamatest, sõgedamatest teemadest, hetkedest, momentidest, mis defineerisid aasta 2024. Lisaks nuputame selle üle, mis võiks 2025 meile tuua. Aga enne, meiega on täna siin stuudios andekad, ilusad, talendikad ja ma ei tea, lihtsalt toredad semmid. Imelised, toredad, ilusad, andekad. Igatahes. Kaia-Liisa Kessler. Hello. Ja härra Steven Ilves, a.k.a. Karu Ott. Kus see Karu Ott on? Miks minul alias nime ei ole? Long story. Ei, kus see Karu Ott tuli? Palil tuli. Itaalias ei tulnud, see tuli Itaalias. Jaa, ei no see tuli lihtsalt, ma üks hetk vaatasin Steven Ilvest ja ma vaatasin, et no see mees on üks korralik Karu Ott ja siis ma hakkasingi teda kutsuma Karu Otiks ja see oli inside joke. Ja. Ei, ma tahtsin, et mul oli vist mingi vest selles, mis oli nagu karvane. Ja siis sellest just tuli. Itaalias. Jah, igatahes Karu Ott, võitegi teda nii kutsuda. Ja Kaisa-Liina Kessler. Ma just mõtlesin, et mis minu alias nimi on ja ma kahetsesin seda momendist, kui ma seda ütlesin, sest ma teadsin, et sealt tuleb. Ei, Kaisa-Liina on väga ilus nimi, kelle iganes nimi on Kaisa-Liina. Lihtsalt minul on sellega nagu siuke asi, et see minu nagu närve ajamiseks rohkem. Kui ma tahan Kaia lihtsalt kettasse ajada, siis ma ütlen talle Kaisa-Liina. Just. Ja nii on. Aga sõbrad, äkki korra natuke annate enda kohta insighti, näiteks Steven või Kaia alustame. Okei, Steven, Kaia, okei. Ma alustan. Nii, Steven, millega sa tegeled, kui vana sa oled, mis su body count on? Kus sa tuled? Mis ma päeva mingid korvpallimeeskonna kokku. Sa näpid seda mikrofoni. Ta on laulja ikkagi. Ma olen, mu nimi on siis Steven Ilves. Tulen, kuidas siis öelda, originaalselt Pärnust. Olen 23-aastane. Ja tegelen siis muusika produtseerimise ja laulu kirjutamisega igapäevaselt. Ja võid siis vaatajatele öelda, mis hitte me võiksime teada, mis on, kus sinu käpp on sees? Oi, name droppida ei tahagi, aga ma ei tea, mõned selle eredamad selle aasta hetk, et Sammi lood, näiteks Kõik mu süü, Idioot, näitasin kaasa Stefani Reketi lool Purje tuul ja näiteks Grete Paia lugu. Nice, igatahes Steven on tubli aktivist meil. Ja meie teine aktivist Kaia-Liisa. Tere, mina olen Kaia-Liisa. Ma tulen Tallinnast ja ma olen 24 ja sa just ütlesid ka oma vanuse, et ma ei tea nagu, mida ma veel peaks ütlema. Küsiti või? Pikkus ka äkki? Pikkus 174 äkki. Ja millega sa tegeled, nagu me teame? Nagu ka eelmises saates, ma olen siin ju juba teist korda. Väga hea meel olla teiega. Ja mina siis olen artist, muusik, kirjutan laule, laulan. Olen tegelikult kruiisilaeva peal siis showdes lauljana ametlikult. Ja esinen ja Täpselt teen nii. kõike, mida üks artist peab tegema. Seega,
meil on väga andekad inimesed siin stuudios täna ja siis meil on Sander, kas sa tutvustad ka? Tere sõbrad, mina olen Sander, ma olen siin ka juba mitmendat episoodi, Jaagup on mind tagasi kutsunud. Aga lisaks, kui me räägime 2024-st, me ka viskame pilgu 2025 ja teeme kerged predictionid, nii et olge meiega saate lõpuni. Täpselt nii, aga võib-olla äkki siis suubumegi kohe meie ikkagi teemasse sisse. Et võib-olla küsiksingi kohe nii, et mis nagu märksõnad või keywordid teil seostuvad aastaga 2024? Mis teil nagu tuleb kohe pähe, kui te võtaksite 2024 ühe sõnaga kokku? Ühe sõnaga. Ma praegu läksin ka sinna ühe sõnaga. Võite pikemalt laiendada ka, ma mõtlen muidugi. Ühe sõnaga, siis ma ütleks roller coaster. Ma tahtsin just täpselt sama asja öelda, ma ei tea. Minu sõna oleks kirju olnud. Kirju, noh, täpselt samas sauku, noh. Nii roller coaster, miks roller coaster siis? Nii palju erinevaid sündmusi on olnud ja nii palju nagu erinevaid asju on see aasta juhtunud, alustame mingi olümpiamängudest, jalka EM ja pluss veel mingid muusika suured sündmused, suured tülid, mingid poleemikad, et kuidagi nii palju on juhtunud see aasta. Nõus. Kaia-Liisa, sa... Ei, ma ütleks selles mõttes nagu sama ja mida ma olen eriti täheldanud see aasta on see, et väga palju on olnud mingisuguseid ka looduskatastroofe üldiselt ja isegi nagu sellised asjad, mis muidu on olnud sellised nagu lõbu ja nagu fun sündmused, näiteks nagu Eurovisioon, siis isegi seal oli väga suur nagu väga suured arutelud seoses siis selle Iisraeli ja Palestiini sõjaga ja see oli kuidagi eriti mõjutatud, et võib-olla see on ka eelnevatel aastatel olnud nii, aga ma kuidagi see aasta nagu eriti mäletan seda ehedalt, et see oli ka hoopis nagu kuidagi kriitilisem ja kogu aeg oli siuke, ma ei tea, nugade peal nagu tunne, et kas midagi juhtub seal, kas kõik on turvaliselt nagu, et isegi siuke kõige lõbusam sündmus aastas oli kuidagi natuke hirmus. Ja olen nõus, et iga sündmusega olid kuidagi valmis, et kas nüüd juhtub midagi või kas midagi hakkab toimuma. Mainisid ka siin Hispaanias neid loodusasju, et üleujutused olid Hispaanias see aasta väga hullud. Ja... Minu arust üldse nagu... Üldse looduskatastroofid. Jah, järk-järgult on nagu seda küll näha nagu ikkagi järelikult siis kliimasoojenemise nagu efektid ju, et üha rohkem nagu on neid looduskatastroofe iga aastaga, vähemalt mulle on nagu selline mulje jäänud, et iga aastaga jah, nagu tekib neid siis järel kajasid globaalsest soojenemisest tekib nagu juurde, eks ole. Ja väga palju nagu erinevaid ka, et ongi mingi orkaanid, üleujutused, maavärinad, aga mitte nii nagu tavaliselt need olnud, vaid niimoodi, et inimesed peavadki evakueerima ja täiesti evakueeruma. Et täiesti siuksed nagu äärmuslikud ka, mida ma ka pole eelnevatel aastatel. Võib-olla see oli ka sellepärast, et kuna oli mingid aastad tagasi koroona, siis kõik tundus nii leebe selle kõrval, et terve mingi maailm oli lockdown, et kõik peale seda oli mingi vahet ei ole, mis juhtub, kõik on hästi. Aga kuidagi see aasta eriti ma vaatan, et nii palju nagu äärmuslikke looduskatastroofe on. No pluss on ju see, et meil täna on 27. detsember ja meil on õues 5 kraadi nagu. Ja. Millal sa mäletad? Ja saad aru, miinust ei ole olnud väga. 24. nagu detsember oli öö ja ma kuulen nagu linnud laulavad. Ma mõtlen, mis toimub lihtsalt, kas nagu see ei ole ju normaalne. Nagu ja vihma sajab, mitte lund. Jah, no sellised sombused jõule meil ju ikka olnud, aga seda ma küll ei mäleta, et nagu 24. detsembril nagu akna taga linnud laulavad nagu fucking kevad tuleks. Ja väga soe on ja. Eile tulin ka Tallinnas, oli 8 kraadi. Keset talve ja mul rääkisin siin suusatamisest isaga. Isa ütles, et see aasta ei tulegi lund, et ta vaatas siis pikema prognoosi, et see on ikka külgur. Lund ei tulegi vist. Sest nagu ma mäletan ikka nagu lapsepõlves, kui tulimegi mingi kuskilt reisilt perega ja siis jõudsime koju ja hanged olid reaalselt mingi siiamaani. No sa olid ise ka siis lühem, aga... Tõsi, kõik on, eks ole, perspektiivi küsimus, aga et nagu ma mäletan ikka hanged olid ikka massiivsed, eks ole, ja lund oli nagu... Mul on see, et mul EMS nagu tegi kunagi, nagu kirjutas päevikut nagu ilmast, ma mäletan. Ja siis ma üks päev lugesin seda ja see oli nagu 2009 aasta vist, mingi 10-11. oktoober oli 20 senti lund maas nagu. Ja. Mis on nagu, ja ta püsis kuni jõuludeni välja, see on see,
et mingi nagu, see aasta oli ka korra vist oktoobris tuli mingi lumi maha, suht paks nagu korraks ja siis mingi 4 päeva pärast oli kõik sulanud. No kooliaegadel ka olid ju külmapühad, mina mäletan küll koolis, et me isegi ei läinud kooli isegi Eesti kohta, kui oli nii külm, et kooli ei saanud minna, et selles mõttes, et ikka need kraadid olid ikka kordades külmemad kui praegu. Ja et me ma ei tea, 10, me ei ole isegi -5 näinud, ma arvan. Et mitte midagi, aga no ei saa vinguda ka, samas meil ei ole seda lund, me ei pea lund lükkama, eks ole, et need on, sellega kaasneb kõik see nii-öelda positiivne pool, aga võiks ikka olla valged jõulud. Tänane teema ilmaprognoos. Üks sõna võib-olla, millega ma võtaks seda aastat kokku, on eskaleeruv. Ehk siis selline, mul on nagu tunne, et järk-järgult nagu praegu nagu olukord maailmas läheb nagu järjest niimoodi tasapisi järjest eskaleerub nagu, ja ma loodan, et me ei jõua mingi punktini, et see oleks nagu pöördumatu, eks ole. Et ongi vaata, konflikti on see aasta ikkagi väga palju maailmas. Nagu ongi kõik need sõjad, Ukraina sõda jätkub, eks ole, see Iisraeli-Palestiina konflikt nagu, ja see kõik järk-järgult nagu eskaleerub, vaata. Siin nagu rahuperioodil maailm on järjest nagu see main fookus oli, ütleme, globaliseerumisel, nagu kõik nagu laienesid, eks ole, riigid viisid oma mingeid tööstusi, samamoodi nagu ongi USA, eks ole, viis oma nii-öelda suure tööstuse nagu näiteks Hiinasse, eks ole, ja samamoodi nagu meie ja Saksamaa olime väga Vene nii-öelda selle energia ja gaasi peal, eks ole, ja minu arust nüüd selle aasta nagu maailm on nagu aru saanud, et tegelikult selline liigne globaliseerumine tegelikult ei ole nagu hea ja see ei ole mõistlik ja riigid on hakanud jälle tooma seda, ütleme, tootmist ja energiat on nagu hakanud tooma nagu tagasi rohkem nagu riigi siseseks nii-öelda. Saksamaa oli ju ka, neil oli nagu see teema, et nad ütlesid tuumaenergiale ütlesid nagu ei, et me ei taha seda ja siis panid kõik oma panused selle peale, et Venemaa gaas ja kõik need gaasiliinid, eks ole. Ja nüüd Saksamaa tunnistaski, et tegelikult see oli väga-väga vale otsus, et jääda nagu lootma selle Vene energia peale, eks ole. Ja nii on näha ka, et kuidagi pinge järjest tõuseb kuidagi praegu. Inimesed ootavad mingit pöördemomenti vist ja on ka näha seda, kuidas riigid on... Mis sa mõtled pöördemomenti? Inimesed ootavad mingit vastust kuidagi. Kõik läheb järjest pingelisemaks. Kus see nagu jõuab? Jah, mis see lahendus on või mis see nagu lõppu ei ole, eks ole, võib-olla mõndadel asjadel, aga kõik ootavad mingit vastust kuskilt. Ja on ka seda näha, et iga riik on hakanud järjest rohkem nagu enda riigi eest just seisma, ongi globaliseerumine. Ehk siis ongi hakatud mõtlema rohkem äkki enda riigi inimeste peale ja tegema kõike selleks, et just enda riigis oleks kõigil hea olla. Pluss on nagu see ka, et, nagu, et seistaks oma riigi eest, aga seda oma riigist nagu viha on ka nii palju. Et kõik need, see inflatsioon on ikka väga haige on see aasta nagu, et nagu ma nagu enne nagu nii palju ei märganud, ikka nägid, et asjad läks kallimaks, aga nagu, ma ei tea, see aasta kuidagi nagu nii märgatavalt on tõusnud, just käisin perega ka eile pubis söömas nagu Pärnus. Ja siis kogu aeg olen juustusnitšlit võtnud, seekord võtsin oli 12 €, ma olin nagu mingi, eelmine kord käisin oli 7 nagu. Sweet Rose'is või? Ei, Aleksandris. Nice. Not sponsored. Hinnad on see tahvli šokolaad. 7.60 või palju ta on? See Annex. No täpselt, ongi lauaviin ongi odavam. No reaalselt, ja ma ei tea, kas me praegu vist ei räägi veel sellest, et mis on oodatavat 2025 aastal, aga kõige hullem, mis minu meelest tekitabki inimestes seda ärevust, ongi ju see, mis veel tuleb. Elektritõus täpselt samamoodi kuni 45%, see on see, et sellel ei tundu nagu lõppu, et üks asi on küll see, et sa teed midagi nagu oma riigi heaks ja kõik üritavad nüüd iseseisvuda ja muidugi mingitel riikidel on see raskem kui teistel, aga samamoodi ma mõtlen, et ma ei tea, mis meie Eesti rahvas üks hetk teeb, et mina ei tunneta, et see otseselt minul praegu nüüd lööb mingisuguse põntsu mu koduellu, aga näiteks ma näen oma pere pealt, et mu emal on näiteks väga palju raskem ja täpselt samamoodi pean mina teda praegu rohkem aitama, et mitte, et see oleks probleem, lihtsalt see, et kui palju, see panebki mõtlema, et kui palju on veel neid, kellel ongi täiesti juba praegu siuke tunne, et nad ei jõuagi oma asju makstud ja järgmine aasta läheb veel hullemaks, et ma ei tea, mis... See aasta oli hästi palju neid uudiseid ka, et nagu kas kommunaalid või elukingid nagu. Et nagu paljudel peredel ongi see, et muidugi sa tahad ju pakkuda oma perele ja lastele nagu ilusaid jõulamist, nagu ma ei tea, toredaid kingitusi ja asju, aga nagu
ongi elu on nagu nii kalliks läinud. Ja lapsed ei saa ka ju aru, et nagu, kuule Anne, äkki see šokolaad on 7 €, vaata, ma ei saa osta sulle seda. Et nagu nad ei saa ka aru see nii. nagu ei jõua, need tasud ja palgad nagu ei jõua praegu kuidagi ära. See on reits ja kui vanemad on näiteks küsinud minu käest, et kellega või millega mu sõber tegeleb, ma ütlen kõikide asjadega, sotsiaalmeediaga, siis tegeleb sellega, kolmand nagu 4 erinevat sissetulekut, et saaks ära elatud. Et tänapäeval ongi vist noored tegelevad hästi paljude asjadega, enam ei saa lihtsalt ühes kohas töödates. Aga samas on ka väga hea minu meelest, et meil on üldse siuke võimalus, mille peale mina olen just hiljuti hakanud mõtlema, et kui ma olen rääkinud erinevad sündmus nagu korraldus siis tiimide või firmadega, siis ka nemad ütlevad, et nemad on ka märganud seda, et nii palju enam ei tellita, et hakatakse ise kuidagi sündmusi korraldama, aga meil on ikkagi väga palju esinemisi või minul on olnud väga palju esinemisi, mille eest ma olen väga-väga tänulik ja üldse see, et seda on ka näha nendel niimoodi nagu kuulujutud räägivad, et ka meie nagu mingitel top-artistidel on tegelikult väga raske olnud see detsember mingisuguseid nagu keikasid, ka nende nagu protsent on langenud keikade numbrite arv siis tegelikult, et seda on tegelikult igalt poolt tunda. Ei no kindlasti. Aga jah, ma olen lihtsalt väga, mida ma tahtsin tegelikult öelda, ma läksin juba lihtsalt jääbama, oli see, et tänapäeval mul on hea meel, et noortel või üldse inimestel on võimalus teha nii palju erinevaid asju, et saada neilt raha, et kunagi sa ei saanud ju mingi videote pealt või mille iganes pealt nagu raha teenida, et see, et meil see võimalus praegu on juba väga suur nagu eelis. Ma olen nõus, võimalusi on kindlasti rohkem ja samas maailm on ka turbulentsem. Me käisime ka uurimas tänaval rahvalt, et mis nemad arvavad, mis defineeris aastat 2024. Vaatame. Kui te peaksite võtma 2024 ühe sõnaga kokku, siis mis sõna see võiks olla? Rets. Lädra. Kaootiline, nagu pigem ikka kaootiline. Rahu. Draama. Draama meile meeldib. Mingi selguse ootamine, vastuste ootamine. 2024 one word. Ridiculous. Ridiculous? Yeah. Why ridiculous? Tore. Unexpected. Normaalne. Äge. Rahulik elu. 2024 beautiful. Halb, miks halb? Mitte midagi huvitavat ei juhtunud. Mis oli kõige märgilisem sündmus 2024 aastal maailmas, Eestis? Äkki see Trump võitis valimised? Suht rets aastaga ma ei suudaks sittagi öelda. Aasta algusest ma ütleks, et see Iisraeli-Palestiina konflikt on suht nagu kaootiline, eriti nagu minu vanusegrupis paljud räägivad sellest. Pariisi olümpiamängud. Trumpi presidendiks saamine on väga suur asi. Ma arvan Liam Payne'i surm. See oli suht katastroofiline inimestele, ma tean. Maybe the Olympics, no? Thanks Fotopondile nende DJI mikrofonide eest. Maikuus Eestis oli hea soe. Hea soe. Olympic Games. Jätkuvalt Ukraina sõdaga. Minu 18. sünnipäev. Aga see on väga hea. Aga kui me võtame maailma mastaabis, mis te ütleksite? Trump. Ja teie? Samad sõnad. Mille järgi 2024 ajaloo raamatutesse kirjutatakse? Tõenäoliselt ei kirjutatagi. No nii, selge. Ehk siis Eesti rahvas, mis meil välja toodi seal, eks ole, inimesed olid Trump, siis inimesed olid lädras, noored ja ütlesid. olümpia. Super. Olümpia, no tegelikult neid teemasid oli ju veel, aga ma mõtlen, et äkki korra ikkagi meie lemmikteemal, Sander. Beach grind. Beach grind. Me võime TikTokiga küsisime, eks ole, rahvalt, et mis oli aasta suurim või no nii-öelda maailma suurim nagu sündmus ja hetked ja siis rahvast tõi välja seal peamiselt beach grind. Ja ma ei käinudki seal, nii et ma ei teagi, millest inimesed räägivad, aga nüüd järgmine aasta lähen. Väga hea promo ju. Jah, super. See oli marshmallow või? Üks peaesinetest just. Praegu või? Järgmine aasta või? Nii, beach grindist me ei pea rääkima. Ma mõtlen, et äkki tuleme Sander. Jaagup. Trump. Nii, meie lemmikteema, eks ole. Muidugi. Ma mõtlen, et kui rahvas seda juba mainis, siis me võime ju selle ikkagi korra teemaks tuua, sest see oli tegelikult väga ikkagi märgiline sündmus sellel aastal ja kindlasti järgmiste aastate selline faktor, mis voolib nii-öelda ka järgmiseid aastaid, eks ole. Et pluss ka see, et see atentaadikatse oli ju tal, mis on ka ikkagi väga historical.
Sorry, ma üks asja pean naerma. see oli ju ka väga. Ma olen lihtsalt väga expressive sõbrad. Väga hea. Ei muidugi. Mis te arvate sellest Trumpi asjast siis? Normaalne. Et re-electada? Jah. Sa ei julge enam nagu midagi öelda eelmist episoodi. Mina ütlen ausalt, ma ei jälgi väga aktiivselt Ameerika või siis lääne ühiskonna poliitikat, aga ma lihtsalt ütlen siukse lause, et praegu minust lähiperspektiivis ma tunnen, et see otsus oli õige, et Trump võitis, aga ma ei tea veel, vaata. Ja miks sa arvad seda? Sest ta on siuke nagu businessman, vaata. Mul tundub, et siuke range käega businessman. Et ta ei ole siuke impulsiivne, võib-olla nagu see teine pool. Et tema ei ole impulsiivne? Ei, ma mõtlen otsuste osas. Et ta on siuke, kes hakkab nagu negotiate ima ja tegema nagu asju. No okei. Ja ka Elisa, mis sinu vastu mina ütlesin eelmises episoodis kõik ära ja ma ütlen seda, et tegelikult lõppkokkuvõttes ei teagi, mis on õige või vale ja alati on ju see, et kui keegi võidab, siis kindlasti ta teeb mingeid vigu ja kindlasti teeb ka midagi hästi ja ma loodan, et ta teeb midagi, mis on ka meile, Eestile nagu hea. Sealt edasi minnes ongi see, et hetkel Trump hakkab USA nii-öelda parandama, ehk siis America First ja teised country'd jäävad võib-olla natuke tahaplaanile. Jah, ma loodan ka lihtsalt, ma loodan kokkuvõttes lihtsalt seda, et see nüüd, et Trump sai, et see ei mõjuta nagu Eesti seisukohta nagu negatiivselt, mis ma nagu natuke kardan, et see võib mõjutada Eestit negatiivselt, aga eks me näe nagu. Eks me praegu, ma arvan, ei saa väga keegi tähelepanu, sest America First on Trumpil ju kogu aeg olnud, ehk siis ta teeb kõigepealt selle korda ja siis me alles hakkame tähelepanu saama. Lihtsalt samas mingid seadused, mida ta teeb, ei ole nagu Ameerika inimesed esimesel kohal, et väga palju on ka ju seoses selle abordiskandaali ja kõige sellega, et siis ei ole ju America First, kui tegelikult ka nende enda inimesed kardavad seda, mis võib saada. Et muidugi see on jälle see, et ma arvan, see läheb nagu pooleks, et 50-50, aga seal on ka väga palju selliseid seadusi, mis ei ole veel jõustunud, aga kui nad jõustuvad, siis ka ameeriklastel on halvasti, nii et... Ma mõtlen veel nagu korra selle peale, et veel see atentaadi katse, eks ole, et lihtsalt... No esiteks, see tüüp, kes talle siis kõrva pihta tulistas, eks ole, see tüüp oli ju tegelikult nagu 20-aastane. Noor kutt, aga mis oli, ta lasi ju 130-120 meetri pealt, mis on väga kaugelt. Ja ongi see on nagu täiesti uskumatu tegelikult, et see nagu nii täpselt, eks ole, viimasel hetkel keeras nagu, niimoodi. Ja see on tõesti nagu divine intervention. Millisekundi küsimus. Jumala ime ta lihtsalt, ta keeras seal. Aga minu jaoks kogu asi seal nagu veits kuidagi nagu ikkagi oli imelik, sest et ülipalju oli videosid, mis nagu inimesed märkasid, et keegi ronib sinna katusele ja nagu, et keegi seal on ja karjuti ja öeldi, et nagu palun vaadake, kas on kõik okei ja nagu see, et turvatöötajad ja politseid nagu ikkagi ei reageerinud sellele. Secret Service'i apps. See oli ainuke maja, mille katusele sai minna seal raadiuses. Raadiuses. Minu arust on lihtsalt põnev mõelda selle peale, et nagu, mis oleks siis nagu juhtunud, mõtle, kui Trump oleks nagu saanud fatal kuuli nagu. Et nagu milline maailm nagu, mis see oleks, kuidas nagu maailm siis välja näeks? Ma ütleks perses. No siis oleks keegi teine ju ta asemele ju läinud või ei või? Kuidas see käib? See on ju see, et siis tulebki ju keegi teine tema asemele jätkab kandidatuuri ju. No see on üks asi, see on kõige väiksem asi, aga kõik välissuhted, kuidas kodurahvas mõtleb selle peale. Presidendi assassination. Ja teine kord oli nüüd septembri keskel ju. Tal on neid atentaadikatseid on kuidagi nagu palju, jah. Miamis West Palm Beachil ta golfiklubis mängis seal golfi ja siis põõsas oli vist, oli keegi relvaga seal ja Secret Service avas tuleda vastu, põõsast jooksis see vend ära, leiti sealt ka automaatrelv, pärast peeti see vend kinni ja nüüd on 2025 septembris on kohtu on tal ja ta võib saada eluaegse. Jah, no atentaadikatse eest prolli on need karistused nagu päris suured, jah. Ja minust ka nagu üldine, vaata, kui nagu maailma vaadata, siis üldine ka Euroopas, eks ole, ongi selline nagu parempoolse poliitika, eks ole, nagu liikumine, nagu et süke traditsioonilisem ja ma arvan ka see on ka selle globaliseerumise pärast, et nagu saadaks aru,
et just peab hoidma riigisiseselt rohkem ja et nagu iga riik ikkagi eraldi rohkem ja et võib-olla sellepärast on ka see üldine parempoolne nagu liikumine siuke traditsioonilisema nojah, mida rohkem juhtub ka neid õnnetusi, nagu hiljuti oli väga kurb, see video oli nii rets, kui Saksamaal see terrorirünnak oli jõuluturul, kus ta autoga sõitis sisse. See video oli... Et seal oli üks video, ma ei tea, kas te olete näinud, kus tüüp, terrorijättek oli jõuluturg, suur jõuluturu tänav, inimesi täis, lapsi täis. Nagu päkk täiesti. BMW sott 50-ga, inimesed lendavad. Nagu nii... Ma ei ole näinud seda õnneks. Ja sellest tulebki, siis rahvas ärkab üles, eks ole. Kus kohas, sorry, oota, ma mõtlesin, mis see riik oli, kus kohas just praegu olid ka ju rämedad need... nagu ka põhimõtteliselt Gruusias, jah. Täpselt samamoodi ju tänavatel inimesed, kes nagu protesteerivad tegelikult oma riigi vastu ja ka hirmust ju. Et ma mõtlengi, et seda, täpselt siukseid asju, nagu sa ütlesid ka, need mingi jõulutur, see kohutav asi, mis juhtus, et ongi seda hirmu on igal pool nii palju ja nagu seda ma ei oskanud küll ette näha, et kuskil mingi Gruusias on ka nüüd niimoodi, et inimesed on ju täielikult riigi vastu ja selle vastu, mis otsus seal tehti. No Gruusias on nagu siis see, kes praegu minu teada, eks ole, et ongi nii-öelda venemeelne nagu süke nukuvalitsus on seal ja rahvas nagu protesteerib selle vastu, sest nemad tahavad liikuda pigem nagu Euroopa maailma poole, eks ole, ja maailma vaate poole, aga nende see valitsus on pigem just venemeelne, eks ole. Et see on ka lihtsalt väga hirmus, et siukse asju tehakse, samal ajal mul on ka hea meel, et inimesed astuvad vastu sellele, mis neile ei meeldi, mitte nad lihtsalt ei vingu kodus. Kui rääkida poliitikast, siis lähme Eestisse natuke ja võib-olla toome Kaja Kallase. Midagi positiivsemat äkki siia, kes nomineeriti siis Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgeks esindajaks siis oli. Kaua sul läks aega, et see ära õppida? Päris raske lause tegelikult. Tubli, 5+. Ja väga hea. Tõstab Eesti pildile, väike riik Eesti Euroopa Liidus läheb kindlasti tähtsamale kohale. Go Eesti! Siis on ka see, et näiteks ütleme, et Baltimaade ja idariikide häält võib-olla kuulatakse rohkem, Kaja saab meie ideid siis viia kõrgemale, et see on ju üks kõige tähtsamaid positsioone nii-öelda, kuhu ta sai. Tõstab Eesti poliitika prestiiži. Väga hästi öeldud. Ega ma olen sinuga nõus selles mõttes, et jälle ütleme järgmine samm, et kuidas Eestit nagu maailmakaardile panna, eks ole, ja see kindlasti annab meile ka mingeid, et Kaja on seal nagu inside man nii-öelda, eks ole, inside woman. Aga ta on nii kõrgel positsioonil ka, ehk siis väike Eesti riik on nagu nii tähtsal kohal nüüd. Tänu sellele, et Kaja repib meid. Kaja repib. Ja loodame, et repib hästi. Ja et kuulab meid ka. Nõus, et kuulab meie podcasti või saadet. Ja, mitte podcasti, sorry, saadet. Et kuulab saadet ja kuulab Eesti inimeste väljaütlemisi. Ja veel kui poliitikutes, siis Jüri Ratas sai aasta meelelahutajaks, oli ju nii. Suur samm maailmale. Ta on lahe, ta tuleb mulle TikTokis ikka vahepeal, et ta teeb seal videoid, et pane telefon käest, see on minu turvalisuse pärast. Jüri on nagu leidnud enda šniti täielikult. Ta läheb noortele nii peale. Aga peale seda tantsusaadet. Aga minu meelest ta on nagu muhe vend. Minu meelest see ei ole nagu, vaata, mõndadel on nagu mõndadel on nagu halb reklaam. Sorry, ma ei saa. Spelli pani veel. See on ülihaige video tegelikult. See see koer lendab. Me peame selle ekraanile panema selle korraks. See on haige video. Ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda on see, et väga paljudel poliitikutel on olnud halb reklaam ja väga paljudel on olnud hea reklaam ja võt Jüri on see, kes on minu meelest suutnud väga head reklaami teha endale. Tohiks näida halvast reklaamist. Halb reklaam on Jürgen Ligi. Jürgen Ligi, kes oli vist, ma arvan, et see oli äkki Laser või mingisugune selle laadne saade, ma praegu
niimoodi ei mäleta, kus talle tehti siis intervjuu seoses inflatsiooni teemadega ja minu meelest see oli väga halb reklaam, sest et see, mida ta rääkis, oli minu jaoks väga absurdne. No ta on siuke otsekohane mees lihtsalt. No jaa, aga seal ei olnud isegi nagu otsekohesusega midagi seotud, vaid ta lihtsalt ajas siukest teksti, et ma mõtlesin, et iga inimene, kellel praegu on raske, lihtsalt mõtleb, et issand, mitte keegi ei saagi must aru ja need poliitikud lihtsalt ongi nagu mõistmatud. Midagi sellist, et siis võib ju konserve süüa ja et mina söön ka konserve. Ja et umbes, et mul on ka raske, ma pean vist oma maja ehitama või ma ei tea, mingit, ühesõnaga siukest asja, et kuidagi väga nagu ükskõikne ja väga mõistmatu. See Jüri aga mängis väga nagu targa, ratta juurde siis tagasi, ratta. Ta mängis väga targa ratta. Ta mängis targa kaardi selles suhtes, et noori on suht ju raske valima saada alati, vaata. Ja nagu see, et ta just figureerib nagu sotsiaalmeedias nii palju ja ma ei tea, ma olen näinud, kuidas ta neid viral tantse ja trende kaasa teeb lastega koolis, kus ta kuskil rääkimas käinud. Et tegelikult see lõpuks toob sinna nimeid, et kui ta kandideerib kuskil järgmistel valimistel, siis on ju väga lihtne saada just seda gruppi, kes nagu ei viitsi hääletama minna ja hääletama nagu saada. Teate, kes on veel minu jaoks väga nagu äge, kes on ka sotsiaalmeediasse ennast toonud ja mis on minu jaoks nagu väga palju pannud mind esiteks rohkem poliitikasse süvenema, Eesti poliitikasse ja ta on nii nagu selline, ta tundub väga tark ja võimas naine ja see on Kõlvarti tütar. Ma ei tea, kas ma ütlen Kõlvarti tütar. Ja tema teeb ka TikTokke. Paneb, kuidas tema räägib teiste poliitikutega, infominutitest, kuidas nad arutavad Eesti asjadest, kuidas nad võtavad otsuseid vastu ja ma arvan, ma pole mitte kunagi oma elus olnud nii palju süvenenud poliitikasse just täpselt tänu sellele naisele, et ta on üks väga ikooniline naine. Ja võib-olla ka sellepärast, et ta on noor ja teeb meile kui noortele asja lihtsaks ja arusaadavaks siis läbi TikToki ja läbi lühivideote. See on täpselt ju see, mida meie üritame teha, et mingid maailma teemasid tuua noortele vastuvõetavas formaadis. Täpselt ja just sellepärast sa peadki subscribe ima. Jaagup, sa lähed ka poliitikasse kunagi? Tead, ma olen mõelnud selle peale, sest mul on öeldud seda ja ma ise tean ka, et mul on nagu väga hea poliitiline jutt selles mõttes, nagu ma oskan väga olla poliitiliselt korrektne ja mul on pigem olnud alati probleem see, et nagu intervjuudes ma olengi liiga poliitiliselt korrektne nagu, et tihtipeale ongi raske inimestel tõenäoliselt näha seda päris mind, sest ma olen nagu liiga hea meediakoolitusega, et nagu liiga poliitiliselt korrektne ja täpselt tegelikult sellepärast ma tahtsingi sellist formaati ja platvormi nii-öelda luua, kus ma saan enda sõpradega lihtsalt japata teemadest, mis meid ennast nagu drive'ivad ja kütavad ja sest mu hüpotees oligi, et sealt siis tuleb tegelikult läbi ma vaatajate jaoks loodetavasti see päris mina ja ma ei tea, kas see on õnnestunud või mitte, aga loodetavasti samm sellele lähemal. Pange kommentaaridesse, kas Jaagup saab hakkama sellega või mitte, et kas see on päris tema või mitte. Minu arust Jaagup on suht chill guy. Just chill guy. Chill guy, let's go. Rääkides äkki miimidest, aasta miim. Kas keegi teab, mis see oli või? Mina ei tea. Need oli okei, see chill guy tuli aasta lõpus suht. Ma ei tea nagu suurt üldse midagi nagu miimidest. Ma ei tea isegi seda chill guy'd tegelikult. Ei, see mis on mingi kõige trending, vaata nagu sound või mingi pilt või mingi asi, aga kui ma googledasin ka, sealt ei tulnud mitte midagi, mida ma oleks isegi näinud. See vist oleneb ka ajaperioodis, sest peale olümpiat oli pikalt see Türgi relvavend. Jaa, see oli küll. Teda ma nägin igal pool. Nii? Pitsad vist jõudsid. Nice. Ma mõtlesin midagi kas põlema. Mis pitsad? Pitsad. Oot. Jõuluvana. Natuke sõbrad, me mõtlesime ikka teie peale ka. Näed, iga ühele on nagu pitsa näkku. Sorry, Erik, sulle nagu ei jää. Mina jagan, jõulud on andmisaeg. Sa oled täpselt jõuluvana nägu ka selles mõttes. No Steven, oled hea laps olnud. Luuletust ka. Mis pitsa on? Prima Verde, see on mul lemmik pitsa reaalselt. Ei no, see sobibki. Räme hea pitsa, mis sa tellisid jaks? Kuule, neil on mingi uus asi. Ma ei tea tegelikult, kui uus see on, aga täistera põhjaga pitsa, mis põhimõtteliselt on suhkru ja pärmivaba ja kogu pitsa selle suure pitsa peale on 500 kilokalorit, ehk siis see on tegelikult vähem kui Maci suured friikad. Nii et täistera põhjaga pitsa, seda saab veebruari lõpuni tasuta vahetada. Nii et... Mida vahetada?
ehk siis sa saad nagu selle tavapõhja vahetada täisterja põhjaks tasuta. Neil on mingi kampaania käimas. Neil on mingi oma pitsa. Pudeli vett ja saad pitsa vastu. Kuule, mul sai kõht nii täis, ma ei jõua enam rääkida. Aga kui ma pean rääkima, siis tuleme tagasi korraks meemide juurde, sest hästi suur oli see shitcoinid on need, mis kestavad umbes paar päeva või siis max nädal, eks ole. Ja nendega oli see aasta hästi palju treidimist, eriti just Twitteris, kui keegi ütleb midagi välja, näiteks Chillguy mu pea kohal. Sellest tehti ka kohe coin'i hästi paljudest asjadest. Aga kes see Chillguy on nagu mingi tüüp või see oli lihtsalt meem või? Chillguy oli lihtsalt meem, ma ei tea, kust ta tuli, aga vist oligi see on nagu mingi reaalne inimene või see on lihtsalt nagu mingi pilt? Ma arvan, et see tuligi sellest, et maailmas oli kõik nii sigri-migri ja siis sa oled lihtsalt Chillguy. Ahah, selge. Kas see oli see mingi karu või? Jah, ta on nagu multika tegelane. Ta seisab nagu käed taskus ja siis käib süke loodusega muss käib seal. Minnes shitcoinidega edasi, siis see Hak Tua tüdruk. What's one move in bed that makes a man go crazy every time? You gotta give him that Hak Tua and spit on that thing. You get me? Tal on see podcast ja ta tegi ka selle coin'i. Ta tegi ka coin'i. Tegi või? Mis oli Talk Toa on ta podcasti nimi vist. Ja siis ta tegi ka coin'i ja põhimõtteliselt raagis kõike. Mis see siis tähendab oli see, et tegi coin'i, hoidis 99% coin'ist. Kui kõik ostsid, tema sai miljonäriks, müüs maha ja kõik raha kadus ära. See on see classic scam tegelikult. See on see shitcoin'i gamblemise see, et mõni saab miljonäriks, mõni ei saa. Aga pannes südamele... Üks saab, siis need ülejäänud miljon ei saa. Aga pannes südamele, siis kui sa seda ostsid, siis sa väärid seda. Nii et ärge nende shitcoinidega gamblige, see on puhas vastikasi. See on veits mõttetu prolli, jah. Ja see Hak Tua tüdruk oli küll muidugi fenomen. Mõtle, ta tegi ühe video, nagu kus ta tegi midagi väga lolli tegelikult, eks ole. Ta tundub räme industry plant mulle. Ja ta sai mõtle... nagu ta muutus süükseks üleöö fenomeniks, et ta nagu hakkaski selle ühe video pärast, selleks vairaliks ja ta hakkas teenima nagu dollareid, kõvasid dollareid. Aga minu arust nüüd tal on ainult negatiivne maine. Ma ei tea, võib-olla selle krüpto pärast. Just ainult selle, et ta selle krüptoga kõiki alt tõmbas. Aga krüptost rääkides, krüptot nagu panete ikka või? Krüptot nagu omate või? Krüptost rääkides siis Bitcoin jõudis 100 000. Price of a single Bitcoin has climbed above $100,000 for the first time after rising nearly 140% this year. Investors expect President-elect Donald Trump to support cryptocurrencies. He's promised to make America the crypto capital of the planet and to create a national stockpile of Bitcoin. Ja see oli selle aasta märgiline. Ei, mis on, ma ütleks, et selle aasta top 3. Sellepärast, et Bitcoin on nagu uus rahaühik lihtsalt, saad sellega osta properteid juba, et see vaikselt võtab üle nagu, vaadake kui kähku meil näiteks sularaha ära kadus. Tuli ka Apple Paid, kaardimaksed, kõik asjad, mingi hetk ongi lihtsalt, et sa Bitcoiniga saad asju teha ja tavalisel pangakontol võib olla mingi dollari summa ei loegi enam nii palju. Jah, ma mäletan nagu eelmise selle buumi ajal, mis oli mingi 2021, eks ole, mingi siuke, siis ma juba ise ka investeerisin krüptosse ja siis ma mäletan nagu inimesed rääkisid ja, et need tüübid haipisid, eks ole, YouTube'is, et jõuab 100 000, ma mõtlesin nagu see tundus nii nagu ebatõenäoline, et see sinna jõuab ja nüüd me olemegi siin 3 aastat hiljem, eks ole, kus see Bitcoin käiski üle 100 000, mis on tegelikult ikka fucking sõge nagu. Ja nüüd ma arvan, et ta võtab sisse ja kui mõned ütlevad, et ebareaalne on 200 000, siis ma arvan, et see juhtub päris kiire ajaga. Et ma ei taha öelda, kui kiire ajaga, aga ma arvan, see on tulemas, aga eks me siis näe. Mis täna toimub? Ma ei tea, ma pole vist vedelikku tarbinud. Joo vett, jah. Aga jah, shitcoinidega ärge gamblige, sest kui te neid internetis kuulete, siis on juba hilja esiteks, nii et hoidke enda rahakotte ja ärge sellega tegelege, kui tegelete, siis see on Bitcoin. Ma ei pitsast purju. Kuulge, aga äkki räägiksime nagu kultuurist ka, mis see aasta kultuurimaailmas üldse toimunud on, meil on siin väga ju tegelikult kultuurilembelised aktivistid. Et ma ei tea, näiteks muusikamaailma nagu trendid. Steven Ilves, kas sa tahad meile
mis sina tunnetasid, kui muusikamaailma sisene inimene, mis sa tunnetasid, et see aasta nagu? Üks asi, mis kindlasti võttis ka muid asju üle, mida muusikamaailm ka võttis AI, on ju, tehisintellekt, et ma töötan peamiselt Eesti muusikamaastikus on ja nagu näha oli, on ju, et näiteks Florian Vaal väga suur tõus oli tal see aasta hitlooga Mu vendal lesbi, mis on siis AI-ga nagu peamiselt kirjutatud ja no üleüldiselt nagu see, ma ei tea, kõik... Aga kui palju seal ikkagi, ma ei ole temaga isiklikult sellest rääkinud, kui palju selles loos oli siis AI-d nagu, no ma mõtlen nagu lüürikasõnad, ma ei tea ka muusika... täpselt seda osakaalu, aga mina sain aru, et see on ikkagi tema hääl, mis seal on, aga see on lihtsalt Suno AI-ga tehtud, sa saad vaata seda niimoodi teha, et keegi laulab ette ja siis sa paned oma hääle sample'i sinna ja siis ta teeb selle nagu nii-öelda meloodia järgi sinu häälega. Ja. Aga ma nagu seda osakaalu ei tea, et kas sõnad olid ka kirjutatud, samas see on nagu sõnum. Need sõnad kõlavad täpselt nii, nagu need oleks AI poolt. Mu vendal lesbi, nagu, aga samas ta on suht ise nagu heas mõttes freaky guy, et ma täitsa üldse imesta, kui ta ise selle peale tuli nagu. Kas sa kardad, et AI võtab su töö üle? Ei karda kusjuures, ma alguses hakkasin mõtlema, aga et kurat, et äkki on nagu... Samas see on ju nii algeline praegu. Jah, see on, ma arvan, et praegu... Ma arvan, et järgmise mingi 5-6 aasta jooksul ei võta, aga kunagi ei tea, kuhu see välja jõuab. Aga ikkagi AI ju töötab selle info peal, mis on juba väljas. Ehk siis nad ei tee tegelikult ju originaalset muusikat. Okei, selle Suno AI-ga sa saad paari klõpsuga nagu mingi väga okei laulu, aga sa ikkagi nagu tunnetad, et see on nagu... No, et see on nagu artificial nagu. Jaa, aga nagu... minust on nagu see, et see ei ole veel nagu, see ei kõla nagu final product, aga kui sa võtad tegelikult, ma olen mingid, ma ei tea, ideid või kui sa võtad selle laulu, teed natuke ümber, eks ole, ja paned ta soundima hästi, siis see lugu, mis sealt tuleb, on nagu üli adekvaatne minu arust nagu. Ei no inspiratsiooniks on täpselt samamoodi nagu mis on nagu toimub? Võta vend, sa jõid pitsat nii palju. Suitseta vähem. Jõin pitsat vähem. Jõid pitsat. Ja nüüd tuleb alla see tekst, mingi suitsetamine on alajalistele keelatud, palun ärgi loobu suitsetamisest. Et no muusikud kindlasti teavad, on selline platvorm olemas nagu Splice, on ju. Et kõik ju kartsid, et kaotab nagu mingi sessiooni nagu siis session players on ju, nende nagu töö ära või ma ei tea. Session players, seleta meie vaatajale, mis session player siis, kui mul on vaja stuudios kedagi, mul on vaja kitarririffi, siis ma helistan näiteks oma sõbrale Carlosele ja ütlen, et tule mängi mul kitarririff. Carlos ei ole muidugi ainult session kitarrist, aga nagu seda tegevust võib nimetada selleks. Ja siis arvati, et see kaob nagu ära, aga tegelikult mis Splice oli, lihtsalt andis meil inspi juurde ja tänapäeva suured kujud Fred Again kasutab ka nagu Splice'i, tal on see 10 days ongi ju Splice'i loopist ehitatud. Tegelikult see ei võta meie tööd üle, kui me oskame seda nagu hästi kasutada. Aga laulja seisukohast, mis te sellest arvate, et nagu, et järjest suuremaks või järjest populaarsemaks saabki see, et sa põhimõtteliselt ei pea oskama tegelikult ise laulda enam. Et kas see nagu kaotab ära... Kas see ei ole juba ammu olnud juba autotuuni näol nagu realistlik? Nagu, ma ei tea, minu meelest juba see, et minu meelest just täpselt ongi see, et see on juba ammuni olnud ja minu meelest mina küll kardan, et see läheb nagu veel sügavamale just selle AI pärast, et nüüd juba sa põhimõtteliselt saadki kõik toolsid sealt, et muidugi neid inimesi on kindlasti vaja, nagu sa ütlesid, et ta peab ju kuskilt kõigepealt võtma, ta peab õppima seda kuskilt juba, mis asi on olemas. Aga mul on küll natuke kurb, et mitte üldse ei trashi praegu kedagi või mis iganes ei nimeta nimesi, vaid lihtsalt juba selle pointiga, et minu meelest ikkagi nagu vokaaltehnikad on nagu omaette asi ja see nõuab väga-väga palju tööd ja väga palju vaeva. Ja aga see ongi, sulle jääb ju alati see laivis laulmise element jääb selles mõttes alles, aga lihtsalt nagu need AI ja kõik need autotune, need on nagu ju lihtsalt nagu tööriistad, mis annavad võimalusi juurde, aga jah, või sa arvad, et see võtab sinult siis tööd nagu ära või? Ei, praegu ma seda ei ole mitte kuskilt tundnud selles osas, aga lihtsalt ikka on nagu, pigem on lihtsalt kurb. Et ei ole ja ongi, nagu... aga selles mõttes jällegi ilma selliste tööriistad, et ta prolli see Florian Vahl ei oleks siis ükest lugu never saanud ju teha, kui ei oleks neid autotune ja kõiki neid AI-sid nagu, et ilma selleta veel seda nagu lugu näiteks ei oleks. Aga nagu selles suhtes minust mingi hetk see ei toimunud kindlasti see aasta, aga lähiaastatel on nagu toimunud see kahte nagu kleeri minek ka, et on nagu stuudiomuusikud või nagu stuudioartistid ja live-artistid. Et on nagu head stuudioartistid, kes on lihtsalt nagu panevad loo välja ja nagu kõlab tipptasemel üli nice, aga nagu näiteks laivis ei performi üldse hästi või isegi ei tee laive.
ja siis on teised näiteks, kes on üliandekad laivi nagu artistid või muusikud, kes on nagu noh, totaalselt nagu lihtsalt no, ta elab nagu selles instrumendis, mis ta mängib või nagu noh, sa lihtsalt vaatad ja imetled, aga samas on see, et nagu stuudios ta ei tööta üldse nii efektiivselt nagu. Aga see on vast nagu alati nagu nii olnud, et on nagu laivi artistid ja siis on nagu stuudioartistid. Aga just selle AI ja nende asjadega on nagu inimesed nii kreatiivseks läinud, et täpselt kui sa isegi ei oska laulda, sa saad enda nagu panna laulma, aga no ma loodan vähemalt, et inimene siis, kui ta teab, et ta ei oska laulda, et ta siis ei lähe nagu laivi andma. Minu arust... see on aus point, et äkki ta ei teagi, vaata, et ta kuuleb lugu ja mingi, see on minu hääl, on täiega ja siis pärast laivis nad endal on nagu... Samas ma olen hästi palju selle peale mõelnud, vaata X-Factoris ja mingi superstari saated ja kõik need on ju. Ma mõtlen nagu seda, et need inimesed, kes näiteks lihtsalt ei peagi viisi ja nad ei ole nagu, no lihtsalt nagu, mitte isegi halva, aga mitte, et nad ei oska laulda, vaid lihtsalt nad ei peagi viisi. Ja siis nad ütlevadki, et mu sõbrad kõik ütlesid mulle, et ma tuleks siia. Ja siis ma mõtlen, et nagu, et kas sina sõbrana nagu julgeks öelda, et mingi, kuule, sa tegelikult ei pea viisi või sa just peaksid seda ütlema, sest et nagu muidu ta lähebki, et ta tegelikult teeb ju lolliks ennast nagu. No see võib olla tegelikult lihtsalt ju mingi vabandus, mis ta on endal peas välja ka meelnud, et tegelikult ei tule öelnud keegi, aga siis kui keegi küsib, ma ei tea, sõbrad soovid. Okei, no true. Okei, aus. Aga tulles tagasi, ma tahtsin ühe asja veel olla. Ei, ja teiseks ma ei tea, no Eesti muusikamaastikud siis, noh, alati on räpp olnud väga suurel esikohal Eestis, aga minust nagu see aasta oli nagu täiesti total number one nagu. Et kui vaadata kõiki top 50-sid, ma ei tea, nüüd on aasta hitt ja vaatame seda osakaalu, kui palju on nagu räpparid edetabelites ja kui palju on räppmuusika just nagu kogu aeg terve aasta vältel on kuskil Spotify top 50, see on ikka nagu massive minu arust. Need on ka siuksed laulud, mida sa paned rohkem raadiosse, mis tähendab, et siis on ka rohkem kuulamisi ja see jõuab rohkem inimesteni, sest neid ka pannakse rohkem raadiosse. Et minu meelest, ma ei mäleta, mis raadios isegi oli, mida ma kuulasin ja see on lihtsalt nagu ma ei mäleta isegi, et seal oleks mingi see räpp olnud, aga see oli lihtsalt nagu 5 lugu repiidi peal, siuke tunne, et nagu mitte midagi muud ei tule, et see oli ka natukene nagu masendav, et kas tõesti mitte midagi muud nagu, et nii palju andekaid muusikuid juba mina tean, et kus siis nagu kõigi nende laulud on, vaata, et jah, minust nagu, no ma nagu natuke vaidlen vastu selles osas, et minust just nagu räpi nagu tipphetked on täiega nagu olnud minu arust just nagu varasemalt minu arust see räpilaine nagu vähemalt mulle on tundunud nagu maailma mõttes, et see räpilaine nagu on kuidagi nagu maailm on liikumas kuidagi mingile uuele lainele. Maailma mõttes täiesti, aga lihtsalt ongi vaata Eestis jõuavad need trendid nii... Eestis on paar delay korralik. No, räpis oligi see blow oli hästi suur, oli 2022, kus nagu räpp ja kõik nagu, või no, kus oli nagu mega huge see nagu, hip-hop nagu. Aga jah, nagu minust Eestis on praegu noh, Villem, Trillem, Nublu, Sam nagu kõik lood, mis nad välja andsid, olid kohe topis. Et nagu lihtsalt, noh, isegi vahepeal nagu 0 promo lihtsalt ikka, nagu näitab lihtsalt seda skaalat. Nagu. Ja minust veel üldine trend, nagu, mis on vähemalt viimasel ajal olnud ja juba mõned aastad, aga ütleme muusikas ja tegelikult see laieneb ka, ütleme filmidesse, on nagu see, et ülipalju on aru saadud ikka, et mingite vanade, ütleme, vanade lugude, vanade elementide nii-öelda taaskasutamine, taaselustamine on nagu täiega trend, seda me näeme ka kas või filmides vaata, et nagu mingid ülipalju on ju hakatud tegema nagu uued formaadid, uued filmid nagu on aru saada, et väga ei toimi, seega nad on hakanudki tooma mingeid nagu noh, random näide, aga tuli Imelised, eks ole, siis oli nagu mingi kuradi 15 aastat hiljem, nüüd tuli nagu teine osa ja ülipalju on sellised nagu filmiseeriad, kus on nagu toodud nii-öelda, nüüd mingi 10 aastat hiljem on jälle toodud mingi 3. sequel või midagi vaata nagu juurde. Või siis lihtsalt nende multikate remake'id ju ka kogu aeg, nagu Lumivalgekesel on mingi 60 000 erinevat versiooni, Tuhkatriinul, need on täpselt samamoodi remake. See on nagu mingi Soome jaoks endik. Tuhkatriinu. Ei, mis ütlesid Tuhkatriinu? Ei, ma kuulsin alles Tuhkatriinu. Ei no lambist paneb puid, mida iganes, ühesõnaga see klaaskingakesega naine. Mis te arvate, sõbrad, mis oli 2024 kõige kuulatam lugu maailmas? I'm Just Ken. Ei, see... Espresso? Ja Sabrina. Jaa, Sabrina Carpentini Espresso oli esimene. Siis triljon ja 700 miljonit kuulamist. Mis see top 3 oli? Mis veel peale seda oli? 1,7. Siin on top 3 on Sabrina Carpentini Espresso, siis Billy Birds of a Feather on teisel kohal väga close second ja Benson Boone Beautiful Things.
ja siis tuleb Need on kõige striimitumad lood. Mida? Jaagup tõist tagavaraplaan. On 4. See on siin 4. Nagu Close 4. Tagavaraplaan, sõbrad, minge kuulake, see on top 4 striimitud lugu maailmas, nii et ja album, nii et muidugi. Aga see on ainult Spotify striimingut selles mõttes. Ja kuulge, kui me juba räägime siin toppidest, siis ma võtsin sellise statistika ette, et mis on Pornhubi nii-öelda kui me juba statistikast räägime, siis Pornhub laseb iga aasta välja oma aastat statistikat, eks ole. Ja no vaatame, võtame siis siit lahti. Mis te arvate, mis on kõige otsitum term? Milf. Milf on top 3 küll, see on teisel kohal, aga esimesel kohal on hentai. Neid hiinakaid on nii palju seal ühes kohas, nad vaatavad. Aga tea, mis on naljakas, USAs oli ka minu arust hentai kõige otsitum nagu. Hentai on see anime siis porn. Anime, okei. Jah, top 3 ongi hentai, milf, pinai, mis on siis Filipiini naise nickname. Selles FMV rääkiski. Ja ehk siis kui on hentai ja Nessa, siis juba on tegelikult robotite porr on Nessal kohal või? Nagu jah, ei. No jaa, aga ikkagi mitte päris. No jah. Ja mis te arvate, mis on kõige keskmisem aeg veedetud Pornhubi lehel? 40 sekki. 40 sekki? Sul käivad asjad nii kiiresti. 6:35. Tundi või? Ei, minutit. Oota, mis asja, ma võtsin ja ma panen mingi, oi jutu. Ei, ma ei tea, ma räägin, ma isegi ei tea, mis asi oli hentai. No kaua sina Pornhubi lehel laulust oled? Kusjuures ma ütlen ausalt, ma ei ole külastanud seda lehte. Mitte kunagi või? Ei, kunagi ikka kindlasti. Mis sul on HQ Porner või Retups? Ma ei tea, mida need tähendavad. Teised tuubid või? Ei, mida sa sellega mõtled? Nagu tube, no. YouTube, teletuubid. TikTok. Igatahes, kõige keskmisem maailma peale on 9 minutit ja 40 sekundit. Siuke fun fact siia, eks ole. Inimestel on ikka kindel eesmärk, kui nad sinna lähevad. Nii, ja nüüd see on ka väga põnev. Kus nüüd tuli statistika? On ju. Mul oli kõik ette valmistatud siin. Igatahes, siin on selline maailmakaart, kus näitab siis iga riigi kõige rohkem searchitud kategooria. Sõbrad, mis te arvate, mis on Eesti kõige otsitum Pornhubi kategooria? Kuna meil on sama dokument, siis ma nägin ja ma võin anda vihjeks, sa ei tohi anda vihjeks. Et idariigil meil kõrval on sama asi. Sander Lepik Naked. Teisel kohal. Et ikkagi see milf siis äkki ikkagi või? Nii, te arvate, et Eesti kõige otsituma milf ja sina, Steven, mis sina arvad? Ma ei tea. Idanaabritel on sama asi. Idanaabritel on sama asi. Mingi, ma ei tea, lesbian või mingi siuke. Ei. Ma ei saa. See on anal. Anal. Hoopis anal on Eesti kõige otsitum kategooria. Ma ei oleks seda never arvanud, aga 2024 oli päris anaalne siis. Sa ikka korralikult. Ja Venemaal on sama. Tuleb välja. Ei, nagu ma räägin, et tuleb välja statistikast. Jah. Koos slaavikul. See oli venelastel oli sama. Venelased panid normaalselt siis. Venelased panid ikka. Taha. Või väga haige statistika, kas pole mitte? Jah, väga metafooriline igas mõttes. Ilus lõpp. Ja statistika osas veel üks asi veel. Kui me räägime Eesti trendidest, eks ole, siis ma võtsin lahti Google'i statistika. Mis te arvate, mis olid siis kõige suuremad trendid guugeldamises sellel aastal? Kaja Kallas. Eestis või? Oota, mis ütlesid Eestis või maailmas? Jaa, Eesti kõige suuremad trendid guugeldamises. Mis te arvate? Ei, ChatGPT ei või? Ei, ühtegi neist pole siin. Kõige odavamad toiduained erinevates poodides. Äkki mingi toiduhinnad. Toiduhinnad erinevates poodides. No nii, aasta suundumused, nagu Google'ile meeldib seda öelda. Temu. Temu ma saan aru isegi. Automaksukalkulaator, terviseportaal, elektripörsihind, Temu, äikesekaart, Kristiina Heinmets. Mingid põhjusel. Ei, ma tean, mis põhjusel, jah. Oli teemas küll, aga mis see käis temaga oli? Ta on praegu, see on nii pikk teema. No lühidalt. Ei, ta kaitses põhimõtteliselt laste õigusi läbi oma lapse, kellega tal tekkisid väga suured probleemid, talt võeti laps ära. Ja kõigest tema, ma seda võin küll öelda, et kõik, keda vähegi huvitab, siis tema Facebook
ta näitab kogu aeg igapäevaselt, kuidas ta sellega võitleb ja nüüd tal tulid väga head uudised, ta sai oma tütre tagasi ja see oli ikka mitmekuune jamamine sellega ja ta põhimõtteliselt seisabki nagu laste õiguste eest praegu. Vaatame edasi, mis olid kõige otsitumad sündmused? No Euro, UEFA, sellest me rääkinud. Europarlamendi valimised, Inglismaal ei tulnud koju. Mis asi? Mis sa ütlesid? Et Inglismaal ei tulnud koju. Once again. Mike Tyson, Jake Paul, okei, sellest ma saan aru. Õpetajate streik ja kuulge õpetajate streigiga seoses ka, see on päris sõge tegelikult, mõtle õpetajad streikisid nagu hevilt, eks ole, nagu täiega üritasid mingit muudatust sisse tuua ja palju nad lõpuks võitsid, te teate või? 130 eurot või mingi? Vähem. Ei, see nad oli võitsid 17 eurot praeguse seisuga nagu 17 eurot, see on täiesti haletsusväärne nagu selles mõttes, kui palju nad selle streigiga said tegelikult, see on nagu nii tänuväärne töö tegelikult, eks ole, ja mu emps on ju ka eesti keele õpetaja ja ta paneb ka ikka ületunde nagu 24/7, nagu ta ainult sellega eesti keelega töötabki ja lihtsalt 17 euri nad saavad juurde, see on täiesti ebareaalne. Ütleks, et vähemalt midagigi, aga samal ajal see on veits nagu piinlik ka. Maksud maha palju jääb? No siis ei jäägi Üks kohuke reaalselt, see anneke see šokolaad. Isegi Kalevi šokolaaditahvlit ei saa. Ja seda isegi ei saa, oli see point, jah. Ja kõige otsitumad filmid ja seriaalid number 1 kohal, Tulnukas 2. Oi, sellest ma saan aru. See oli tõesti banger film, ma ei saa midagi öelda. Nii haige. See oli tõesti hea ja sõgedalt tehtud. Sõged, te olete näinud mõlemad? Jaa. Väga hea. Baby Reindeer. Väga hea. Väga hea. Ma kartsin, et tuleb niuke halb remake esimesest osast, aga väga naljakas oli, väga hea. Korra läks igavaks, aga õnneks ei olnud midagi hullu. Esimene osa siiski parem. No seda ma ei tea. No Esa on nagu lege, aga teine oli nagu film, actually. Ja teine oli ka film. Sa ei saa lihtsalt respekti pärast öelda, et see on parem kui Esa. Minu vaadates, sest see oli ikka Esa oli no see Esa osa oli lihtsalt nagu nii ossi, kuna me tuleme natuke ossi kultuuriruumist. Võib-olla tõesti. Ja su nägu kõlab töötavalt Dune 2, It Ends With Us, Pealtnägija, Baby Reindeer, vaat see oli ka äge. No igatahes, see on Eesti Google'i statistika. Aitäh teile. AI-st rääkides siis jah, ei ole, võtab paraku üle mingid asjad ja tuleb lihtsalt kaasas käia sellega, et ei ole mõtet vastu hakata, sest 80-ndatel õpetajad protesteerisid kalkulaatorite vastu. Et AI on suht sama teema, et ei taheta vastu võtta, paraku ta võtab üle. Paraku tuleb niikuinii, jah. Nii et pigem õppida ta kasutama enda kasuks ja see areneb nii kiirelt, et ole õigel pool, õppida ta kasutama, muidu ta lihtsalt kasutab sind. Minu arust AI suhtes ongi see aasta olnud ka väga sõge, mis see aasta nagu tehisintellekti arengus on nagu toimunud, et kas või vaata praegu tulid välja OpenAI nagu Sora ja siis Google'i poolt tuli välja Veo 2, mis on siis nagu video AI, eks ole, generative AI, kus ongi, sa paned talle mingi prompti ette ja ta nii-öelda siis teeb selle mingi 10-sekundilise kaadri sulle. Ja nagu ma võin korra siia ekraanile nagu panna ka, see on nagu fucking sõge, kui hästi see juba nagu suudab teha, sest näiteks see Google'i oma, mis just tuli nüüd välja, Veo 2, see põhimõtteliselt võtabki kogu YouTube'i vaata inputi, tal on nagu nii palju seda materjali, kust õppida ja siis selle põhjal see tehisintellekt on nagu nii heaks nagu arenenud. Nii kaua kui Jaagup paneb ekraanile AI-d, siis varsti saab roboteid koju osta 25 000. Ma ostan nõusi pesema. Ostaksite või? Reaalselt. Nõusi pesema. Reaalselt nõusi pesema. Me ei viitsi nagu. Kõik ülejäänud asjad ma võin ise ära teha, aga... Ma võin... Nii, näeb, vaata. Siin on nüüd nagu selle Veo 2 nagu poolt tehtud nagu kaadrid, eks ole. Ja sa vaatad neid ja see on... Kas see on see, millega tehakse neid haigeid meeme või kus mingi koer jooksab ja siis ta muutub inimeseks? Täpselt, sellega tehaksegi. Ei ole näinud või? Ma olen vist mingit, aga ma ei pannud isegi kokku, et see on see. Sa saad nagu,
Kas see võib sa saad nagu next level ala mingeid muusikavideoid teha. Ma mõtlengi, kas see võib vähendada siis mingi või tähendab filmitööstuse inimeste. Ei, absoluutselt, ma olen ka ise seda mõelnud, et nagu ühtepidi see on, eks ole, üli palju võimalusi, see annab nagu kõikide kätesse, sest kõik saavad ju sinna veebilehele minna, õppida talle neid prompte andma, kirjutad talle ette, mida ta peaks sulle tegema ja see annab tegelikult nii palju võimalusi tegelikult ala nagu 0 euroga mul luua endale nagu mingi muusikavideo. Teisest küljest jällegi nagu creatorina on see mingit pidi jällegi hirmutav, sest ma ju ka teen teistele musavideoid ja mingil määral see on ka mu töö. Ehk siis jällegi teistpidi ta nagu sellistelt näiteks VFX-i nagu loojad ja kõik, kes ütleme reklaamide jaoks selliseid kaadreid nagu ju teevad ja nokitsevad nendega tunde, et süükseid asju saada. Nüüd on see AI ja Sora, millega saab nagu sõgedaid asju teha. No täpselt siin on nagu spageti pall, mis kuradi hõljub õhus. Samal ajal sa pead ju tulema selle peale, et seda kirjutada AI-le ju. No jaa, aga selle jaoks sa juba ka saad tegelikult kasutada AI-d, sa kirjutad ChatGPT-sse, give me nagu 6 ideas on how to make this, ta annab sulle 6 prompti ette, sa võtad selle prompti, paned sinna näiteks Google'i sinna VO2 ja ta teeb sulle nagu asja ette, eks ole. Nii et kas loovus on suremas, on meie küsimus siin. Tuleb ka kommentaaridesse. Kui me tahame, et see sureks, siis jaa, aga nagu, ma ei tea. Kas kunagi ongi nagu mõtle, äkki ongi 5 aasta pärast mingid protestid tänavatel, et kõik mingid muusika, filmitööstus inimesed on kõik tänavatel ja ütlevad, et nagu me kõik jääme ilma tööta. Ja siis kõik müüjad ka jäävad ilma tööta, sest robotid ma ei usu, et see ära kaob nagu. Sest et see ikkagi nagu, sorry, ma olen see vend, vaata, kes lihtsalt mulle meeldib see analog touch ja see nagu, et ikkagi kui inimene teeb inimesele, seal on mingi oma asi juures. Et sa võid võtta kõik inspiratsiooni ja kõik need promptid sealt AI-s teha niimoodi. Aga ma ei tea nagu... Nagu see on ülihea, ma arvan ka, et ei kaota vast nagu esialgu, see ei kaota nagu ära seda loovat poolt, aga samas ta on ülihea nagu tööriist, kas või näiteks nende samade episoodide mõtlemisel, eks ole, väljakirjutamisel ma kasutan ülipalju nagu ChatGPT-d lihtsalt, et ala mingite asjade osas inputi, et ta otsiks mulle mingi info kokku, mida ma saan nagu kasutada kohe, eks ole, või summarise'ib mingeid tekste, võtab kokku siis mingeid tekste, mis iganes, et see on nagu, ma kasutan päris palju seda oma töö tegemiseks nagu. Sorry, ma kuskilt nägin lihtsalt sükest TikToki, et kuhu maailm on jõudnud, et õpilased kasutavad GPT selleks, et kodutöid teha ja õpetajad kasutavad neid selleks, et kontrollida. Ehk siis lõpuks ei teegi inimesed enam, ei ole õpilased enam õpetajad, vaid tegelikult üks ja sama asi, mis saab infot ja genereerib. Jah, selle AI videoga mul tuli meelde, kui me rääkisime miimidest. Hästi palju oligi see, kus vanu miime elustati mingil täiesti absurdsel moel. Vaata näiteks see, kus mees kõnnib enda naisega, vaatab selja taha teist naist. See ärkab ellu. Ja siis tuleb mingi muutuvad loomaks, mingi täiesti. Sellega saab sõgedaid asju teha ja minu arust nagu sa välja tõid AI nagu koolides. Ma olen veits selle peale mõelnud ka, et nagu ei arutanud seda sõpradega, et selleks ma arvan ikka täitsa pekkis olnud, kui see AI oleks olnud nagu minu kooli ajal. Ma oleks nagu selle master kasutaja olnud nagu, ma oleks nagu 100% seda kasutanud nagu väga suurel moel. Sellepärast ma mõtlengi nagu, et tänapäeva lapsed, neil ongi see võimalus ju praegu olemas. Nagu kui see oleks minu kooli ajal olnud, ma poleks nagu enamus asju õppinud nagu, ma arvan üldse nagu ära lõpuks. Aga nüüd ongi see ju probleemi küsimus, et kas tänapäeva noored siis õpivad, sest et nagu ma räägin, õpetajad ka kasutavad seda, siis nagu mis sealt lõpuks siis, mis selle point on? Kuhu see viib meid? Kuhu see meie ühiskonna viib? Ja ongi täpselt nagu sa ütlesid, õpilased kasutavad seda, et kirjutada oma asju, nagu sa tõenäoliselt tegid just oma lõputööd, eks ole, kasutasid siis ChatGPT muidugi, aga kurb oligi see, et kui ma hakkasin mõtlema, et ma peaks nüüd ise hakkama kirjutama, nii et ma loen raamatuid, vaatan artikleid ja ise hakkan teksti kirjutama, oi kui kaua oleks aega võtnud või? Jaa, aga kas sa tohid seda öelda praegu, et sa tegid oma lõputöö? Taanlased ei räägi eesti keelt. Okei, selge. Tal on safe, tal on safe. Aga selles mõttes küll, et jällegi mõte sa oleks pidanud kogu selle manuaalse töö ise ära tegema, praegu on lihtsalt chati abi ja saad nii palju kiiremini teha selle. Ja kui sa ütled ChatGPT-le ka, et mis su ütleme inglise tase on, kuidas sa tahad seda sõnumit edastada, siis ta räägib umbes sinu keelega. Muudad see paar asja ära, ongi fine. Ja aga see õppimise point ju kaobki siis ära ju täiesti. See ongi see, et mul läks nii palju aega, aga see ongi see point, et sul läheks aega, et sa ise õpiks ja ise loeks. See oligi pärast, kui mõtlesin, ma peaks hakkama ise neid kõiki kirjutama, kus ma alustan?
no just täpselt, aga see ongi õppimise point. See ongi probleem. Seda ei peagi enam tänapäeval ju manuaalselt tegema, aga selle jaoks ongi masin olemas. See on natuke kurb. Ühtepidi nagu on, eks siis nagu see, mis sul õppimata sealt jääb, nagu selle osas on vast nagu kurb, aga samas sul ei olegi vaja seda oskust tulevikus, sest sul ongi see nagu AI nagu olemas, et seda teha, eks ole. Miks teha mingit manuaalset tööd, kui tulevikus niikuinii sa seda manuaalset tööd ei teeks, sest sul on see tööriist nagu olemas. Miks ehitada jalgratas, kui see on juba olemas? Aga teistpidi. Samal ajal siin ma räägiksin. Nii halb lihtsalt. Tubli töö. Samal ajal siin ma ütleksin seda, et nagu räägiks, ma arvan, vanem generatsioon vastu sellele, oleks see, et aga mis siis, kui see kõik ütleb üles üks hetk ja mitte midagi pole ja mitte keegi ei tea mitte midagi enam. Ja siis sa õpidki siis, kui sul seda actually vaja, seda oskust on, eks ole, siis sa pead õppima, eks ole, siis ei ole muud võimalust. Aga nii kaua, kuni meile on ju nii suured uued võimalused, siis loll on see, kes neid ei kasuta minu arust. Aga Jakob, sa rääkisid ka enne, et sa kasutad seda tänapäeval, nagu igapäevaselt suht palju on ja chat-GPT-d on. Suht palju igast eri asjadeks, mis iganes ka creative ideede arendamiseks, lihtsalt selles, et ta annab mulle mingeid X võimalusi, eks ole. Aga kui nüüd ongi see, mis sa näitasid enne, millega sa videosid teha, on ju? Mis selle nimi oli? Sora ja Google'il on Vio. Kui ma nüüd maksan seda subscriptionit ja panengi ala, et tahan endale muusikavideot teha või noh, et siis kas ma võingi selle nagu niimoodi lihtsalt üles panna ja see, mis sealt välja tuleb, et nagu copyright strike ei saa või? Jah, minu arust küll, jah. Kuigi ta tegelikult ju kasutab vana infot ju just. Ei, no jaa, aga ta selles mõttes ikka kreedib sulle jah midagi uut. Pigem on seal see, et pigem, et seal tõenäoliselt peaks juurde minema mingi, ja ma arvan, et seda software'i nagu nii-öelda töötatakse välja ka, et siis lähebki külge lihtsalt sinna pildile see või videole see mingi watermark jah, et see on AI-ga tehtud, eks ole. Aga näiteks, no ma ei tea, võtame järgmise aasta perspektiivi, siis 2025, kas sa arvad, et see asi võib nii kaugele jõuda, et noh, näiteks kui täna meil on juba full laulud on AI-ga tehtud, kas võib olla näiteks mingi lühifilm on lihtsalt full AI-ga juba tehtud? Ei no absoluutselt ja ma arvan, et seda juba praegu selles mõttes juba tehaksegi. Eestisse ei ole veel see Sora ja minu arust Veo ka, et Eestisse ei ole need veel jõudnud nii-öelda, et Eestist ei saa accessida, kui sa just VPN-i ei kasuta. Aga seega eestlastele praegu see võimalus on veel nii-öelda kättesaamatu, aga ma arvan, et suht lähitulevikus see on kohe nagu suur teema. Ja enne vaata sa mainisid ka tegelikult seda, et robotid on kodudes ja oligi Tesla nii-öelda lasi välja, tegi sellise promoürituse, kus nad näitasid oma seda uut nagu humanoidi, mis on ka selle aasta üks highlight'e. Ei tea sellest midagi, jah? Ei, ma tean, aga ma lihtsalt nagu raputan, et nagu see on ikka haige. See on haige, jah. Kui me jõudnud oleme ikka. Ja see on nii ruttu jõudnud, see ei ole nagu see, et me olemegi sükses tehnoloogia maailmas nagu elanud juba, vaid isegi minu jaoks, kui me oleme need noored, kes on ju kõiki neid suuri asju näinud. Aga ma nägin mingid videod, kus ta sorteeris mingid pakke ja siis ta lõpuks lihtsalt kukkus pikali nagu, ei no muidugi, ega see ei olegi veel nagu perfektne see humanoid, eks ole, aga need videod, see ongi see promoüritus, eks ole, et võt see on nagu hirmus minu arust. See hirmus minu arust on nii sitaks lahe. Aga mõtle, kui see asi jõuab sinna, et igaüks saab koju selle endale ja mingi patrioot mõtleb, et minu omal oleks relva vaja. Ja see ongi uus koduabiline. Kodeerita mingi sõdime lihtsalt, mõtleb ongi robotite armee lihtsalt. Aga mina ei teinud seda, robot tegi. Sa ei saagi vastu nagu. Ei no muidugi selles mõttes, seal on absoluutselt mingid eetilised küsimused, eks ole. Ja kuidas seda turvalisena hoida? Sa tahaks, et sul oleks kodus siuke vend? No mina tahaks rääkida, et ma oleks kodus silmi isegi. Nagu see nii-öelda visioon, mis Elon Musk siis rääkis ka, et visioon on see, et ta saabki igapäevaste sinu tegemistega aidata, eks ole, ongi, võtab su poekotid, eks ole, käib su koera jalutamas, valvab on nagu su lapsehoidja, nagu et kõiki neid asju, see on igatahes see visioon ja Elon nagu ütles seda, et nad tahaksid, no muidugi ta on tihtipeale, Elon on oma lubadustega võib-olla liiga optimistlik, aga et juba järgmise aasta lõpus nad tahaksid põhimõtteliselt esimesi sükseid roboteid nagu shipida, vähemalt see oli see, mis ta siin nagu evendil ütles. Plus, et selle ühe roboti hinnaks saab mingi 20 000 kuni 30 000 nagu dollarit. Oota, ma tahan ühte asja veel, ühest asjast veel rääkida, mis sellel aastal tuli välja, millest võib-olla teie ja
vaatajad tõenäoliselt ei tea, on siuke teema, et Google tuli välja just Google tuli välja kapist. Okei. Igatahes tuli siin detsembris, just nüüd tuli välja kvantarvuti kiibiga, uue kvantarvuti kiibiga. Ehk siis eks ole, kvantarvuti ja see on nagu next level asi, kvantarvuti, sest meil on nagu superarvutid, eks ole. Superarvutid on juba praegu olemas, superarvutid on, ütleme, meie kõige võimsamast mingi tava sellest PC-st, mis sul lauaarvuti on kodus, eks ole. Superarvuti on sellest põhimõtteliselt 1 miljon korda võimsam, eks ole. Ja see on täiesti hoomamatu, eks ole, tegelikult. Aga kvantarvuti on sellest superarvutist veel nagu next level. No selles mõttes, kui me kvantarvutiteni jõuame, see on lokib nagu next leveli üldse nagu inimevolutsioonis, sest põhimõtteliselt see siis Google'i uus chip nagu Willow on selle nimi, see suutis teha 5 minutiga sellise kalkulatsiooni, mis võtaks meie praegustel kõige kiirematel olemasolevatel superarvutitel 10 septiljon aastat, ehk siis 10 astmel 25 aastat, ehk siis pikem kui üldse inimajalugu ja meie universum, eks ole. See võtaks meie superarvutitel nii 10 septiljon aastat aega ja see uus Google'i chip suutis selle teha 5 minutiga. Laulu teeks 10 sekkigas. Mida? Laulu teeks 10 sekkiga. Ühega. See ongi põnev on veel selle nagu nende kvantarvutitega ongi see, et nagu meie tavaarvutid, need on optimiseeritud meie nagu tavaeluks mingi netis surfamiseks, sükestesse asjadeks. Kvantarvuti on hoopis teiste nagu probleemide lahendamiseks. Eks ole, et isegi meie, et vähemalt ühes artiklis on kirjas nii. Ei no, et ongi mingid sellised, noh näiteks, mida saaks kvantarvutiga teha? Marsile vett. Mida? Marsile vett. No Marsile vett sa ei saa teha, aga sa saad, ütleme, lihtsalt nii, see point on sellest, et ta suudab nagu nii palju kalkulatsioone ja nii mitmetel levelitel nagu mingeid stsenaariumeid läbi joosta, eks ole. Näiteks, ma panin kirja, mis sa saaks teha kvantarvutiga? Juhtida kogu linna liiklust nagu selle konstantses samaaegses muutumises. Ehk siis ta optimiseerib kogu linna liiklust laivis. Et liiklus liiguks optimaalselt, eks ole. Siis näiteks kvantarvutid suudaksid põhimõtteliselt kogu meie praeguse krüptograafia, kõik nagu meie asjad, mis nii-öelda turvavad meie veebi ja kõik, eks ole. Kvantarvuti suudaks kõik need krüptograafiad nagu, ma ei teagi ise, ma ei ole üldse arvuti tegelikult nagu oskaja või ma ei tea seda IT-keelt, aga suudaks nagu kõik selle põhimõtteliselt lahti krüptida muukida siis, eks ole. Seega see sunniks nagu kogu meie maailma nagu küberjulgeolekusüsteemi ümber ehitamist. Kvantarvuti enne GTA 6 on ikka suht haigena. On ju? Näed, niim kohe olemas. Siis muuta ravimite arendamise ülikiireks, et nagu next level testida läbi neid stsenaariumeid, eks ole. Universumi saladuste avastamine, avastada uusi füüsikaseadusi, mis toimus enne suurt pauku, kas me elame simulatsioonis, nagu kõiki, see viiks nagu AI täiesti next levelile. Aga kas seda juba siis kasutatakse või? Ei, nagu... kvantarvutid põhimõtteliselt vist minu teada selles mõttes ei ole olemas, aga see keep, mis nüüd tuli välja, see on nagu next samm, nad suutsid lahendada mingid tüüpprobleemid, millega viimased 30 aastat on juba tegeletud, nüüd see chip suutis selle ära lahendada. No seal on mingi igast asju, mingid võrguühendused, see, et kuumust tekib selles protsessis, ega ma tegelikult detailselt seda üldse ei tea, see on lihtsalt teema tegelikult, mis mind huvitab ja kunagi me võiksime kellegi kindlasti saatesse võtta sellest teemast nagu lähemalt rääkima ka, sest see, ma arvan, oleks nagu mega põnev. Aga nagu kujutage ette seda, et sa oled nagu 30 aastat, no võib-olla isegi kauem nagu tegelenud mingi sellise asjaga, et sükest asja leiutada ja siis see asi võtab sul töö ära. Nagu see, sest et nüüd kui meil enne rääkisime selles, et muusikutel võib-olla pole varsti tööd või mis mõttes võtab su töö ära? Ei no ka siis ju teadlased, kui sa lahendab nii suuri probleeme, mis siis teadlased ei no see on lihtsalt järgmine tööriist, mida me saame kasutada ja põhimõtteliselt teoorias saaks kvantarvutiga nagu ülemaailmse nagu rahu saavutada, sest ühtepidi nagu see suudaks modelleerida rahvusvahelisi suhteid ja pakkuda nagu optimaalseid lahendusi mingite konfliktide lahendamiseks või siis teistpidi, eks ole, see viiks ka relvad nagu riikide relvad next levelile, seega jällegi suurem nii-öelda suurem nagu deterrence on see õige sõna, ma ei teagi, mis see eesti keeles on, vaata. Keegi teab, et no deterrence, kõik tuumarelvad ja kõik see on meie deterrence, vaata. Nagu ehk siis
tegelikult see, et tuumarelvad on ka olemas, see tegelikult hoiab meid sellest ära, et riigid läheksid omavahel sõtta, eks see on see. Sest keegi ei kasuta neid päriselt. Pane sinna alla. Heidutus on deterrence. Heidutus. Eesti keeles ei kõla üldse nii hästi. See kõlab nagu vastuolu või mingi sükke nagu... No igatahes, jah. Seega. Väga õige. Kvantarvutites oleme ka see aasta teinud next levelile sammu. Ja ma arvan, et sõbrad, nüüd äkki ongi aeg rääkida sellest, mida võiks aasta 2025 meile tuua. Hinnad võiks seisma jääda, me ei viitsi seda, et ma lähen poodi, must on 4 asja, ma läheb 140 €. See on fair point. Kus poes käid? See nüüd nii, nagu nii ekstra see ka. Ma viisin selle üle võlli, aga nagu päriselt see on ülihaige, kuidas ma nagu ei ole märganud seda, et no ma enne rääkisin ka, et see aasta kuidagi see hinna asi nagu väga jäänud silma. Et ma läksin, ma mäletan poodi, ostsin mingi brokkolit, kana, mingi salati, miksi ja lihtsalt mingi, no reaalselt mingi 6 asja, mul läks 29 €, ma ei mingi... Et kuidas see, seda on küll olnud. Kõige retsim on see, kui sa pead ühe päevaga ostma õli, pesuvahendid. Oi, siis on vaesus. Ja minu arust nagu öeldakse, et sa ostad ju selle endale pikemaks ajaks. Ma ei tea, mul läheb kogu aeg poes nii palju. Ja, mul on täpselt sama asi. Ma ka ei saa aru, kuidas mul neid asju nii palju läheb. Aga iga kord, kui ma poes käin, mul on mingi 20-30 € läheb nagu lihtsalt mingi paar asja võtad jälle. 20 € siia jälle. Oota, aga 2025, mis need uued asjad olid, mis tulevad? Automaks? Automaks. Mingi episood võtma nagu teemaks. Automaks, tulumaks tõuseb, elekter tõuseb 45%, mis oli see, et poole võrra peaaegu. Mis siis veel tuleb? Võiks Eurovisiooni võit koju tuua. Eurovisioon, okei, lähme kohe sinna. Okei. See võiks koju tulla. Aga mis te üldse selle aasta siis Eesti Laulu lugudest, sõbrad, arvate? Ma olen ainult Tommit kuulanud. Ainult Tommit kuulanud, Ma ei ole väga Tommit kuulanud. Kultuuriländeline. Ma olen väga kultuuri. Ja Tommi laul oli väga meeldiv. Ma teen Tommi Coini uue. Aga kui sina sellest juba kuuled, siis on hilja. Tommi Coini teen ja sellega raagin kõike. Aga ei, Tommi laul oli väga kaasajara, väga meeldiv. Ma näen Eurovisioonil küll, et tema võiks midagi teha, kui ta saab sinna Eurovisioonile. Mina arvan nagu natuke seda, et Tommil on väga suur jälgijaskond ja fänkond, eks ole. Aga samas ma ei ole kindel selles, et kui palju sellest on nagu, et kas tal Eesti mõttes, kas sealt sellest Eesti fänkonnast tal, kas on nagu nii palju hääletajaid? Ma natuke ka kahtlen, kas ta saab edasi. Tal on kindel, nagu minu arust on ka ikkagi üks tugevamaid laule ja nagu, me teame, Tommit oskab alati show peale. Ta teeb kindlalt ülihaige show nagu. Tal ei jää see mitte millegi taha ka, vaata, nagu ta tuleb sinna ikkagi, tema ütles ka, et tema jaoks võistlus hakkab alles Eesti laulu pärast, on ju. Ta nagu intervjuus ütles. Pärast Eesti laulu või? Tema jaoks hakkab võistlus siis nagu. Aga minu arust ongi see nii haige, sest tüüp on nagu ta on nagu selles mõttes, no ma usun, et selle kohta võib öelda ikkagi väga koki. Nagu kui ta, selles mõttes, et tüüp panebki kohe endal YouTube'i sinna laulu tiitli taha paneb, et mis ta pani, Eurovision winner vist või? Kas Eesti laulu või Eurovisiooni võitja? Et pani nagu kohe sinna enda laulu tiitli taha paneb nagu Eurovision winner 2025. Tommi Cashiga ma arvan seda, et isegi kui Eesti laulul on võib-olla keegi parem kui tema, siis Eesti rahvas ikkagi valib tema, kuna temal on kõige suurem šanss tuua Eurovisioonil Eestile kõige parem koht. Ma natuke ei nõustu sulega, sest et mul tunne, et ma ei tea, eestlaste muusika maitse on nagu veits siuke konservatiivsem ja ma ei tea nagu, kas ta on nagu päris, ma räägin, enne ütlesime ka vaata, et Tommi on päris siuke enesekindel olnud ja natuke siuke koki. Eestlastele tihti peale ei meeldi see üleolevus. Et ma natuke kahtlen, just minu arust nagu laul on hea ja selle poolt võiks häälestada, aga ma ei tea, mul on siuke tunne, et võib-olla eestlased ei hääleta tema poolt. Aga mina hakkasin mõtlema seda, et mis te arvate, kas ta nagu mängib nagu karakterit, selles mõttes, et seal oli see Eesti laulu või ETV saade, kus kõik need laulud lasti välja, eks ole, ja siis ta ikka seal ka ikka rääkis nagu niimoodi põhimõtteliselt nagu puusalt, et ma arvan, et Eesti rahval on kahju, kui ta minu poolt ei hääleta või kui ta mind ei saada, eks ole. Et ta pani suht nagu toorelt, niimoodi kokilt, aga ma hakkasin mõtlema, et kas ta, mis te arvate, kas ta nagu, sest ma ei tea teda isiklikult, kas ta mängib karakterit või ta on actually nagu selles mõttes ongi?
ma arvan, enesekindel. ta on juba nii kaua olnud selline artist, et ta ei tee enam vahet nagu reaalsel temal ja karakteril, et see nagu karakter ongi saanud osa temast. Jaa, tõenäoliselt küll, jah. Aga ma arvan, et see on siuke pool naljaga ja pool mitte, sest ma olen ka teiste artistide intervjuudes kuulanud seda, et mingi et kas te olete rahul umbes oma lauluga või mis iganes, siis on see, et see on mingi parim lugu ja meil on kõige paremad vokaalid, et nagu see on ka veits siuke nagu nali vist, ma arvan, et mis sa nagu teed, et mingi muidugi me võidame, vaata. Just, nagu, Andrei oli ka päris enesekindel oma väljaütlemistest. Aga ma ei tea, kas nagu päris niimoodi. Ei, nagu ma arvan, et temal oli see nagu näha, et see oli nali või nagu kuidagi, ma ei tea, tema puhul lihtsalt õhkas rohkem seda, et see oligi siuke nagu sarkasmiga, et tal oli näost nagu näha, et ta mõtles seda sellena, aga samal ajal ikka ju võib-olla tavavaataja ei saa aru, et see on sarkasm ja võib-olla ta mõtlebki, et see on lihtsalt nagu enesekindlus, et meil ongi kõige parem lugu ja me võidamegi, vaata. Aga selles osas ma olen suga nõus, et Eesti rahvas kindlasti mingil määral mõtleb selle peale ja hääletab selle järgi, et kellel nad arvavad, et on suurem šanss nagu Eurovisioonil saada, et või mis lugu võiks toimida paremini Eurovisioonil, et nagu selle peale nad kindlasti mõtlevad. Ja siis kui vaatame ju eelmist aastat, siis on ka täpselt see, et 5- tekitas nagu suurt sellist poleemikat, paljudel inimestel ei meeldinud, sest nad on hästi nagu otsekohased ja vulgaarsed olnud oma sõnavõtuga ja nagu siuksed ka veits nagu pigem kokid räpparid ja pigem siuksed nagu natuke üleolevad enesekindlad, aga siiski me saatsime nüüd Eurovisioonile, sest et Eesti rahvas sai nagu aru, et see lugu ju päriselt toimiks, see on siuke show lugu. Aga ma arvan, et nende puhul toimiski see, et võib-olla kui oleks läinud lihtsalt 5- ja nad oleks teinud mingi oma tavarepertuaari laadse loo, ma arvan, see oleks toiminud nii nagu see, et neil oli see puuluup ka nagu. Et siis on justkui see mingi folkish asi juures, vaata. Plus minu arust see aasta tegelikult on ikkagi palju tugevaid lugusid veel seal line-upis, millel võiks ka kindlasti hästi teha. Muidugi mina ei ole liialt erapooletu, ma aitan ka 3 acti praegu aitan nagu lavashowdega, ehk siis aitan lavastada kogu seda show-värki, mis lava peal tuleb, kaamerad, valgused, et ma ei ole nagu otseselt erapooletu, aga objektiivselt on päris ka mitmeid tugevaid tracke, mis ma arvan võivad hästi toimida, ehk siis saame näha. Ma tahtsin, et minu jaoks, ma arvan Ma arvan, et top 3 on Andrei, Ant ja Tommi, aga minu arust Minimal Wind või siis Gem 98 võivad täiega üllatada ja olla nagu need mustad hõbust. Ja ma just tahtsin öelda, et see ongi Gem 98 või? Gem, ühesõnaga Richard Sepa ja oi, kuidas ma ootan, mida ta laval teeb. Ta on meie vana sõber. Ta on vana sõber, aga ta on sõge vend. Ta on sõge, ta mängis meil ühes muusikalis siukest karakterit nagu Hull Jass libahundis ja ma ütlen teile, et see Hull Jass, nagu ma nii väga loodan, et ta tuleb lavale ja teistpidi üldse mitte seotud sellega, aga ma tahan ikkagi ära mainida, mitte seotud sellega, et ta on mu üks lähedasemaid sõbrannasi, aga Johanna-Elise Kabel. Täiesti nagu haige vokaal, ma tean, et väga erinev teistest. Väga erinev, isegi ka loo arranžeeringu poolest midagi täiesti uut ja mul on nii hea meel, et ta sai ja mul on nii hea meel, et ma juba nagu olen elevilda pärast, et mis ta teeb. Ja ma arvan, et tal tuleb ka vinge show. Ja kui teie, armsad vaatajad, olete ka kindel oma lemmikus, et tema võidab, siis teil on võimalus Coolbeti betting-saidil ka oma panused panna. Coolbet toetab meie tänast episoodi ja sellega seoses on kood teema 100 ehk 300% sissemakse boonus. Näiteks maksad sisse 25 €, siis Coolbet lisab omalt poolt 75 € sinna juurde, seega kokku mängimiseks sulle 100 €. Või kui sa oled juba olemasolev klient, siis teema 50 kood, ehk siis Coolbet duubeldab sissemakse kuni 50 € ulatuses. Seega, kui sa tõesti oled oma lemmikus kindel, siis ühtepidi võiks öelda, et hea viis, et natuke katšingi teenida. Või siis natuke katšingi kaotada, aga see ongi selle võlu. Eks see on jah, bettingu võlu. Tegemist on hasartmänguga. Ja ma just mõtlesin, et kus see tekst tuleb, et nagu. Aga väljaspool muusikat, on meil veel mingid sellised kindlaid ootusi või nagu predictionid 2025? Kas sõda lõpeb ära või mitte? Ukraina ja Venemaa. Jah, kas Trump tuli nüüd office'isse üks tema Trump tuli office'isse, üks tema lubadustest oli see, et tema lõpetab sõja kas või 1 päevaga ära, nii et eks me siis näe, kuidas tal see õnnestub. Jah, see on ka nagu subjektiivne samas. Sõja lõpp on... Et kas seda ei toimuks enam nagu tulirelvadega edasi või sõdimine käib ju tegelikult kogu aeg, aga nagu...
ei noh, ta mõtles ikkagi Ukraina sõja lõppu, eks ole. Seda ma mõtlesin, aga ma ei ütleks, et järgmine aasta lõpeb see sõda ära, kuna see sõja, no oleneb, mida sõja lõpu all mõeldakse. No rahuleping. Relvarahu ja rahuleping. Aga küsimus on lihtsalt... Et lähevad siis suletud uste taha rääkimise sõjaks edasi või? No kas mis või? Mõttes suletud uste taha? Ei, seal on küsimus see, et kas Trump mõtles seda, et kui tema nüüd lõpetab sõja ära, et kas tema siis ala teeb diili niimoodi, et ta Ukrainat nii-öelda väga ei kaasagi sinna protsessi, eks ole, seda nagu Ukraina ise kardab. Jah, no mida sõja lõpp tähendab? Et sõja lõpp võiks eelkõige olla see, mis see sinu jaoks tähendab siis? Eelkõige võiks olla see, et rohkem ei tohi tappa, kõik. Jah, et tava inimesed ei sure. Kui üks inimene veel sureb, siis on nagu selle lepingu nii-öelda, kuidas ma ütlen, breachimine, mis see on? Lepingu rikkumine. Murdmine ja siis on teatud tagajärjed sellel. Et seda enam ei toimiks. See võiks olla nii, aga nagu ma mõtlesingi, et mis te arvate, mis juhtub? No loodame, et juhtub see. Loodame, et tuleb, jah. Aga robotid tulevad siis koju või ei tule? Mis te arvate järgmise aastaga? Mul robotid tolmuime on näiteks. No ma mõtlen need robotid, mis on need Tesla robotid. Tesla robotid võiksid tulla, ma oleks väga excited. Aga ma ei usu never, et see järg aastat. Kas sa ütled, et sa oled nõus maksma 20 tonni selle roboti eest? No kui mul oleks palju tuhhi, siis ma võiks maksta küll selle eest 20 kilo, aga ma ei usu, et see järgmine aasta tuleb. Ma arvan, et see Muski lubadus või koristajate lihtsam see oli väga optimistlik, ma arvan. Aga mõtle, kui haige oleks järgmine episood järgmise aasta lõpus koos robotiga. Oh my god. Ma arvan just vastupidist, et kuna tehnika järjest kiiremini areneb AI ja kõik see, ehk siis ma usun, et me võime juba 3. kvartalis näha roboteid kuskil USA kodudes. Tavai, kas Coolbetis me petti teha või? Et kas robotid et kas 3. kvartalis on meil robotid, mida saab meile, ma ütleks, et maailmas ma ütleks kõigepealt meil ma ei usu, mida ma arvan, Elon hakkab tegema on testima, eks ole, ja Essad, kes saavad need see on imelik nimi, kuidas ma Elon sõber, vaata, me oleme nimed homie võib-olla niisugused inimesed nagu Jeff Bezos võtab selle koju enda. Ma arvan, need võimalused on, et neil juba kodus on need robotid, et Elon annab neile testida neid. Ja raudselt alguses läheb midagi nagu väga nagu vussi ka või et kindlasti robotid hakkavad mingit tralli korda. Aga kuna ongi just see, et kõik areneb ja järjest kiiremini, ehk siis see tempo tegelikult, millega hakkab peale tulema neid asju, läheb ülikiireks, siis ma arvan, et juba enne 2025 aasta lõppu on robotid kodus olemas. Aga lasemegi Jaagupil selle ära nagu katsetada. Ja siis vaatame, kas peaks endale ka ostma või mitte. Ole see katse enes, osta robot. See ongi mu plaan. Kirjutan Elonile. Me käisime tegelikult ka rahva käest küsimas, et mis nemad arvavad, mis 2025 meile toob. Ja vaatame. 2025 predictions. Predictions on see, et moe prediction on see, et kõik kannavad neid, teate need kotte, mida need vanad tädid kannavad, nagu need ratastega väiksed kotid. Kõik hakkavad neid kasutama. Mis 2025 meile toob? No venelane võiks peksa saada ükskord korralikult. See on hästi öeldud. 2025. I wish peace. Mis 2025 toob meile? Veel joomist. No selge, kuidas kellele? Uuesti draamat. Hope. I hope. Ikkagi teatud vastused, teatud lahendused kõigele sellele, mis on tänase päeva seisuga lahtine. Teine prediction on see, et maailm muutub veel kaotilisemaks kahjus. Selge. Meil on kõik need kotid, nii et... Predictions? Veel suurem lädra. Ja teie? Samad sõnad. Selge, aitäh teile. Mis sa arvad, mis 2025 toob meile? The peace in the whole world. Yes. In Ukraine. Mingi paremat midagi 2024. Hästi öeldud. Ja sellega lõpetame. Aitäh sulle. Nagu näha, siis Eesti rahvas tahab uueks aastaks rahu. Ja ma arvan, et see ongi võib-olla hea punkt, millega tänast episoodi lõpetada ikkagi positiivsel noodil, sest kuigi on olnud väga turbulentne aasta, siis tegelikult on juba väga palju toredat ja väga palju head juhtunud. Ja mul on hea meel, et me istume just teiega siin diivanil täna, sõbrad, nii et aitäh teile, aitäh ka teile, vaatajad, et te olete meie nüüd need 4 episoodi meiega kaasas käinud ja taaskord siia videoni täna jõudsite. Nii et
ja suur tänu. Kas te soovite midagi soovida vaatajatele veel uueks aastaks, sõbrad? Tegelikult mina sooviksin ka kõikidele inimestele, et ükskõik kui keeruline on, siis ärge ikkagi kaotage lootust ja ma loodan, et teil kõigil on keegi inimene, kelle juurde te vähemalt saate pöörduda, mis iganes probleemiga. Ja et kõik raskused saaksid ikkagi ületatud, et miski pole lõplik. Ja mõnusat vana aasta lõppu, mõnusat vana aasta lõppu ja võtke uuel aastal kõik hea vastu, mis teil antakse. Ma juba aitas seda mulle. Oot, ja mina ütlen veel siia lõppu üks ilus asja, et tehke teistel tuju heaks ja tehke neid väikseid heategusi. Näiteks kas või kinkige šokolaad sõbrale. Kui teil on oma seisukoht nende teemade osas, mis me täna rääkisime, või teil on selge pilt, mis 2025 võiks meile tuua, siis kirjutage see siia alla kommentaaridesse, andke oma arvamusest märku ja tõesti uuel aastal sõbralt meil on palju põnevat tulemas, isegi võib-olla mingid special episoodid, aga eks me näe, ma ei hakka siin süvitsi rohkem minema, aga kindlasti pange subscribe ja kohtume siis juba uuel aastal, on ju? Head uut aastat! Kordusin siia mikrisse. Davai, Ai. Paneme kinni selle asja. Pane aken natuke. Cut.